Tere päevast, lugupeetud Riigikogu, tere päevast, austatud valitsuse liikmed. Alustame tänase infotunniga ja palun kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 41 Riigikogu saadikut, puudub 60. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Ja alustame küsimustega, kuna täna on registreeritud 7 küsimust, siis kohal algatatud küsimusi tuleb ainult 2. Alustame, palun, kolleeg Kadri Simsonist, kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes. Palun. Aitäh, lugupeetud kaitseminister peaministri ülesannetes. 10 aastat tagasi, laias laastus, leppisid IRL, toona Res Publica ja Reformierakond kokku, et Eesti esimeseks eurovolinikuks saab Siim Kallas. Ja tema ametiaeg saab täis järgmine aasta. Eesti peab esitama uue voliniku kandidaadi. Kas valitsus tuleb antud kandidaadiga välja ennem, kui otsus on jõustunud juba, ja millistele kriteeriumitele uus volinik vastama peab? Aitäh! Aitäh! Uus volinik peab, ma arvan, tegija olema. Selles mõttes, et meie Eesti üldine käsitlus on, et need inimesed, kes lähevad erinevatesse avalikesse ametitesse, Euroopa Liidu ametitesse, peavad kindlasti Eesti mõju tegema suuremaks, olgugi et volinik ei tegele ühe liikmesriigi kitsaste huvide esindamisega Euroopa Komisjonis. Aga vastavalt valitsuse reglemendile kinnitab voliniku kandidaadi peaministri ettepanekul valitsus. See on päris selgelt valitsuse otsus, kus siis koalitsioon valitsuses peab ühise seisukoha kujundama. Ja ma arvan, et nagu näitas Siim Kallase kogemus ja ka teiste liikmesriikide kogemus, on kindlasti oluline, et selle volinikul oleks head suhted, hea CV, mis võimaldab tal esiteks saada komisjonis piisava tasemega väljund portfelli näol ja siis tal on võimalik olla ka mõjukam komisjoni liige. Nüüd, mis puudutab neid ajalisi tähtaegu, siis ma arvan, et meil praegu on oluline keskenduda Euroopa poliitikas just nimelt sisupoliitikatele. Aga isikud on loomulikult olulised, isikute ümber väga paljudel juhtudel poliitika keerleb, et isikute puhul see viimane tärmin on tegelikult see, et kui on formaalselt peab riik esitama oma voliniku kandidaadi siis, kui on uus komisjoni president ametisse pandud ja talle saata need kandidaadid, kes siis hakkab omakorda kuulamisi läbi viima Euroopa Parlamendi ees. Nii et esimene samm on Euroopa Parlamendi valimised järgmisel aastal ja kes saab Euroopa Komisjoni presidendiks, ja siin on erinevatel poliitilistel Euroopa perekondadel üsna erinevad arusaamad, kuidas Euroopa Komisjoni presidendi kandidatuurini jõuda, mille üle me võiksime ka Eestis pidada poliitilist debatti. Aitäh! Palun, kolleeg Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus. Aitäh! Kas ma sain teie vastusest aru, et Eesti ei käi oma voliniku kandidaati välja ennem järgmisel aastal juunikuus toimuvaid eurovalimisi ja et see uus volinik, teda valitakse inimeste seast, kes on vähemalt olnud Eestis ministriks ja kuidas teie näete, et kas tal peab olema ka vähemalt mõneajaline Europarlamendi eelnev töökogemus? Aitäh! Aitäh! Siis ma ei tea, palju neid inimesi on, et kui on 2 tingimust, et Europarlamendist ja endine minister, vist Ivari Padar jääb järgi. Aga tegelikult tõsiselt rääkida, siis
Valitsus ei ole mingilgi moel Euroopa Komisjoni liikme küsimust arutanud. Meedia on siin alustanud erinevate nimedega žongleerimist, see on alati loomulik ja see käib asja juurde. Ja ma arvan, et me kindlasti ei tohiks kapselduda ühte väga jäika lähteeeldusesse, et ega mõningad liikmesriigid on lähetanud ka volinikuks inimesi, kes ei ole suugi poliitilise taustaga või kitsas mõttes, ütleme, poliitilisest karjäärist Euroopa ametisse liikunud, et ma ka seda suugi ei välistaks. Ma veel kord rõhutan, et lähteeldus peaks olema see, et see inimene, mees või naine, peab olema tegija nõnda, et ta suudab tõhusalt ennast kehtestada sellises seltskonnas, kuhu kuulub väga suur hulk erinevaid isiksusi. Aitäh. Palun, kolleeg Kadri Simson, teine täpsustav küsimus. Aitäh. Tegelikult on Eesti vähemalt ka 2 endist välisministrit, kellel on mõningane töökogemus Europarlamendist, aga ma tahaks keskenduda sellele kriteeriumile, et antud kandidaat peab suutma ennast Euroopas kehtestada. Et mulle jääb mulje, et vähemalt täna on valitsus andnud ühele ministrile mingid volitused, millega Eesti huvisid ei ole kehtestatud. Ma räägin nüüd rahandusministrist, kes käis aprilli keskel ja andis nõusoleku pikendada Portugali ja Iirimaa laenu 19 aastani. Ja huvitaval kombel eelnevat kooskõlastust laenu pikendamiseks Riigikogust ei küsitud ka Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonist. Kas valitsus arutas seda, et rahandusministril on õigus Eesti nimel pikendada 2 hädas oleva eurotsooni riigi laene? Aitäh! Aitäh! Jah, valitsus arutab neid positsioone, mis puudutavad erinevaid ministrite nõukogusid ja ma olen kindel, et sealhulgas ka seda osundust, mis puudutas neid otsuseid, mida rahandusminister langetas siis ECOFINis, samuti kindlasti tulid arutusele. Nüüd see, mis puudutab Eesti parlamendi rolli ja parlamendi mõju Euroopa poliitikate kujundamisel, siis eriti arvestades ka neid pädevusi, mida parlament omistas möödunud suvel stabiilsusmehhanismi valdkonnas, siis Eesti on, kui me võrdleme teisi liikmesriike, eurotsooni riike, võrdlemisi unikaalselt suure parlamendi pädevusega Euroopa Liidu asjades ja ma arvan, et see pole olnud halb. See, et parlament on võtnud sellise võimu võrrelduna nii üldiselt Euroopa Liidu oluliste otsustega õigusaktide puhul komisjoni tasemel otsuste langetamisel, kui lausa uute programmi, mis puudutab uusi finantsabiprogramme, siis lausa täiskogu tasemel see otsuse tulnud ja oli kõhklejaid, kui me mäletame, kes kriitikuid oli, ka Jürgen Ligi ütles, et kas parlament suudab kiire ajaga seda teha ja tuleb kokku. Vastupidi, Eesti parlament on käitunud vastustundlikult, on kogunud erakorralistele istungitele ja see näitab, et parlamentaarne mudel, mis võiks olla eeskujuks, ma usun, mitmetele teistelgi Euroopa liikidele, et rohkem parlamendil seda pädevust on ennast õigustanud. Aitäh. Ja palun nüüd 2 koha pealt registreeritud küsimust. Alustame kolleeg Lembit Kalju eest. Aitäh, proua esimees. Hea minister. Mulle isiklikult nii pikalt ette ei meeldi spekuleerida ametipostide inimestega, aga kui juba selleks asi on läinud, siis mind huvitab, et Siim Kallas on ju väga hästi hakkama saanud, et kas sinu arvates ei võiks olla selle ametiposti peal Siim Kallas edasi? Aitäh! Aitäh! Ma tõtt-öelda ei tea, kas selle kohta isegi formaalselt piiranguid on, et ma ei tea ka, mida Siim Kallas ise arvab. Kaja Kallas näitab mulle näpuga 2, ma oletan, et ju siis on 2 ametaja piirang, Kaja on kindlasti kursis nende küsimustega rohkem kui mina. Aga ma ütlen nõnda, et ärgem lähtu välistavast meetodist praegu ühegi inimese puhul. Et ma arvan, et see arutelu on mõistlik avada. Muuseas näiteks Euroopa, kui ma ei eksi, siis rohelised tegid ettepaneku, et Europarlamendi valimistel liikmesriikidel, mitte rohelised ega Euroopa Parlamendi eelmine president Jerzy Buzek tegi ettepaneku, et liikmesriigid võiksid oma komisjonäri kandidaadid panna Europarlamendi valimistel 6 kuud varem nimekirja tippu ja siis võiksid, selle kaudu tekiks komisjonäri kandidaatidel suurem mandaat, ütleme. No, ilmselt on see omavahel 2 erineva võimuharu kokku sidumine, aga Euroopas räägitakse praegu ka aluslepingute muutmisest, ka nii-öelda selle demokraatia mudeli nagu tõhustamisest ja samamoodi nagu me räägime Eestis, eks ole, rahvakogu protsessist, et miks mitte neid ideid ka julgelt improviseerida Euroopa tulevikku vaadates, Euroopa nii-öelda institutsionaalset ülesehitust vaadates, sealhulgas ka volinik. Aitäh.
Ja palun nüüd viimane koha pealt registreeritud küsimus kolleeg Aadu Must. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea minister. Mind hakkas huvitama terminoloogiline pool. Te nii toredasti rääkisite, et põhikriteeriumiks on, et oleks tegija. Aga vaata, tegijad defineeritakse igas seltskonnas nagu erinevalt. Mõned räägivad, et tegija on see, kellel on palju lapsi, teises seltskonnas räägitakse, et tegija on see, kes palju kirjutab, kolmandas see, kes maja ehitab. Mida teie selle tegija all mõtlete? Muidu äkki tulevad kõik need kriteeriumid mängu. Mitu korda käis läbi tegija, ta peab olema tegija ja tegija. Nii et termini huvi, aitäh teile. Aitäh. Ei, ma nagu eelmisele küsimuse vastas, ma ei hakkaks välistama. Et ma ei näe ka küsimust, kui hüpoteetiline kandidaat on lasterikas majaomanikust kirjanik. Aga ma arvan, et ka siin saalis on sellele definitsioonile vastavaid inimesi. Aga tegija on inimene, kes on suuteline ennast Euroopas panema ennast maksma väga suures sisemises konkurentsis ja selgelt saama positsiooni, mis põhineb tema heal suutlikkusel Euroopa poliitikas kaasa rääkida, veenvusel, usaldusväärsusel, nõnda, et ta mõju on suurem kui võib-olla mõju on suurem kui väikeriiki esindavalt volinikult võiks eeldada. Ma arvan, et Siim Kallas on hea näide selle kohta, et ta on pigem oma poliitiliselt mõjult, julgen ma küll öelda, vaadates tema tegusid ja tulemusi, pigem suurriigi komisjonäri tasemel kui vastupidi. Aitäh. Suur tänu, härra minister. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus palun kolleeg Sven Mikserilt, uuesti kaitseminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes. Palun. Sven Mikser, palun. Jah, austatud peaministri kohuseid täitev kaitseminister. Eesti pagulaspoliitika on olnud viimastel nädalatel avalikkuse tähelepanu fookuses, eelkõige seoses afgaani tõlgi Omari varjupaiga taotluse tagasilükkamisega. Valitsusliikmed ei ole rahvusvahelisele tavale viidates avalikustanud konkreetsel juhul varjupaiga andmisest keeldumise põhjust. Küll aga ma usun, et avalikkusel oleks hea meel teada, kas valitsus käsitles antud juhtumit nii-öelda tehnilise küsimusena, sarnasena kõigile teistele varjupaiga taotlustele, või käsitleti Omari taotlust siiski pigem poliitilise küsimusena, kuivõrd Eesti kannab teatud erilist vastutust inimeste eest, kes on osutanud meile ja meie kaitseväele välismissioonidel oma teeneid. Ja kui seda viimast, siis kas te kirjeldaksite meile valitsuse üldist lähenemist Eesti kaitseväega koostööd teinute varjupaiga taotluste lahendamisele ja ütleksite, millised on sellistel juhtumitel varjupaiga andmise või sellest keeldumise kriteeriumid? Aitäh. Aitäh, austatud küsija. Valitsus ei käsitlenud antud küsimust, mis puudutas varjupaiga taotlust, nagu küsija osundas nimetatud tõlgile poliitilise küsimusena. Varjupaiga taotluste esitamine on humanitaarne akt, millega Eesti on rahvusvaheliste kohustuste järgi ühinenud ja see lähtub reast tingimustest, mille alusel varjupaik omistatakse ja nimetatud inimene taotles varjupaika juba varem ja Siseministeeriumi pagulaste osakond vaatab need küsimusi läbi ja andis oma vastuse juba varem. Et praegu oli tegemist vormilises mõttes sellega, et inimene taotles viisat selleks, et ta saaks Eesti pinnal pagulastaotluse esitada ja sellele viisataotlusele oli vastus keelduv. Ja õige on see, et seda valitsuse üldine praktika on, et valitsused seda ei kommenteeri, lähemalt neid üksikasju, mis on seotud mitmete asjaoludega. Küll ma võin kinnitada seda, et see analüüs oli põhjalik. See analüüs oli põhjalik ja see hõlmas mitmete erinevate asutuste panust. Selge seisukoht on see, et loomulikult selliseid taotlusi tuleb käsitleda ja menetleda juhtumipõhiselt, need tuleb teha kaalukalt. Ma arvan, et tähtis on siinkohal ka see, et kui me võtame näiteks praegust olustikku, siis meie kontingenti teenendab Afganistanis 11 tõlki. Et tegemist on ühega väga paljudest afgaanidest, kes on kaasabi osutanud Eesti kontingendile ja me kindlasti tunnustame seda, et need inimesed on oma panuse andnud Afganistani riigi huvides. Ma rõhutan veel kord, Eesti kaitseväelased on Afganistanis selleks, et ehitada üles Afganistanis toimiv riiklus ja muu hulgas ka viia turvalisuse tase selliseks, et mis vastab elementaarsetele nõuetele kõigi Afganistani elanike jaoks. Aitäh. Palun, kolleeg Sven Mikser, esimene täpsustav küsimus.
Aitäh selle vastuse eest. See saal siin on andnud Eesti kaitseväelastele missiooni olla Afganistanis Eesti rahvuslike huvide kaitsel. Aga see palju kõlanud ja teie poolt ülekorratud väide, et taolised küsimused tuleb lahendada juhtumipõhiselt, on kindlasti õige, aga kõlaks minu hinnangul veenvamalt, kui meil oleks olemas üks positiivne pretsedent taoliste taotluste lahendamisel ja seetõttu ma oleks kindlasti meelsasti näinud, et antud tõlgile tema varjupaiga taotlusele vastatakse positiivselt. Aga ma küsin nii, kas te võite siin saali ees veel kord üle kinnitada, et Eesti otsus keelduda varjupaiga andmisest põhines üksnes hinnangul, mille kohaselt ei ähvarda taotlejat Afganistani jäämisel oht ja et otsuse langetamisel ei mänginud rolli Eesti valitsuse üldine väga konservatiivne hoiak mis tahes varjupaiga taotluste menetlemisel ja võimalikul rahuldamisel? Aitäh! Aitäh! Ma sellise valikvastuse puhul ütlen nõnda, et ja nüüd ma pean tõepoolest osunduse tegema sellele, et mis puudutas seda analüüsi, et niisuguse erakorralisi asjaolusid sellest taotlusest ja ka analüüsist ei ilmnenud. Ja rohkem ma kommenteerida ei taha ega ole ka mul võimalik seda teha. Et seda taotlust menetleti, ma veel kord kordan, ametkondade poolt lahus mingisugusest poliitilisest sisendist, ükskõik kas siis meie immigratsioonipoliitika on konservatiivsem või mitte, et ta tugines üksnes tehioludele ja loomulikult arvestati ka seda asjaolu ja analüüsiti eraldi seda, et milline on selle isiku roll olnud meie kontingendi toetamisel ja kas sellest lähtuvalt on tekkinud siis erakorralisi asjaolusid, mis tingiksid ühe või teise otsuse. Nii et see otsus on tehtud selliselt, et me ei võtnud arvesse otse, kui otsus peaks olema selline, nagu küsija viitas, et eesmärk on pretsedent iseeneses, et me peaksime otsustama sellepärast, et luua pretsedendi järgmistele otsustele. See kindlasti ei olnud valitsuse eraldi analüüsi küsimus, et me peaksime selle pretsedendi kaudu kõik isikud, kes on, lähtudes siis ka tulevikus pretsedendist, et kõik isikud, kes on muuhulgas ka Eesti kontingenti tsiviilametnikena, tsiviilülesannetena toetanud, saama positiivsed otsused. Aitäh! Ja palun nüüd kohapealt registreeritud küsimus kolleeg Jevgeni Ossinovski. Aitäh, lugupeetud minister. Teatavasti on Eestis suured probleemid pagulastele osutatavate teenustega, kus enamik seadusega ette nähtud teenuseid, näiteks elamispinna andmine, kohanemisega seotud teenused ja nii edasi, et neid teenuseid ei saa suurem osa pagulasstaatuse saanud inimestest Eestist. Seega ei täida me sisuliselt paljusid rahvusvaheliselt võetud kohustusi pagulaste küsimuses. Selles kontekstis on üllatav, et selle asemel, et lahendada probleemi sisuliselt, on Riigikogu menetlusse antud valitsuse eelnõu, millega viiakse pagulaste vastuvõtukeskus kokku väljasaatmiskeskusega ehk pannakse kodumaal tagakiusatud pagulased kokku väljasaadetavate inimestega, kes on seaduserikkujad või siis lausa kriminaalid. Et ühiskond saaks täiesti ühemõtteliselt aru meie riigi suhtumisest pagulastesse, luuakse uus keskus Tallinna vangla juurde. Ma küsin, kas see ongi IRL-i Eesti asja ajamine, et rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed pannakse Tallinna vanglasse? Aitäh! Aitäh! Ma kategooriliselt lükkan tagasi selle väite ja ma arvan, et see on ebaõiglane nii selle ettepaneku osas kui ka nende inimeste osas, kes teevad siiralt tööd, et Eesti täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi ja lähtudes üldistest humanistlikest põhimõtetest ja rahvusvahelise õiguse normidest menetleb neid asju, et kindlasti ei ole mingit kava valitsusel varjupaiga taotlejaid vanglasse saata. Et vastupidi, et ma arvan, et need ettepanekud on arendatud ühelt poolt nii tõhususe kriteeriumist, et ressurssi kasutada nõnda, et neid tingimusi, mis nõuded meil ette seavad, nende inimeste puhul saaks täita. On ka tõsiasi see, et me peame arvestama, et hüppeliselt on kasvanud varjupaiga taotlevate ja pagulase staatuse saavate inimeste hulk, kui me võtame arvesse kas või 2011., 10. ja 12. aasta võrdlust ja see kindlasti toob kaasa ka selle, et seda ressurssi, mida me nende inimeste paigutamiseks peame kasutama võimalikult säästlikult, aga loomulikult see peab lähtuma nendest kohustustest, mille me oleme võtnud üldistest humaansetest põhimõtetest ja kindlasti valitsus sellest kinni peab kõigi ettepanekute puhul, sealhulgas osundatud viimane. Aitäh! Suur tänu, härra kaitseminister, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja läheme järgmise küsimuse juurde. Palun kolleeg Mailis Reps, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksole.
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esinaine, lugupeetud minister. Viimastel nädalatel on jälle olnud huvitav teie väljaütlemisi lugeda, nii nagu tihti ennegi. Üks selliseid põhiväiteid, mida te olete välja toonud, on see, et pea 200 natuke üle omavalitsusest 2/3 on õpetajate palka mitte sihipäraselt kasutanud. Ja selgituseks olete toonud see, et esimesed 3 kuud ei ole õpetajad palka kätte saanud, teades samal ajal väga hästi, et Rahandusministeeriumi kontrollnumbrid omavalitsustele muutusid väga tihti ja enamus omavalitsusi ei saanudki õpetajate palkasid enne määrata kindlaks, kui nad on saanud tõepoolest kindlad numbrid ja raha ka kätte. Sellest tulenevalt on minu küsimus, et miks te mustate nii omavalitsusi, teades väga hästi, et tagantjärele enamus nendest omavalitsustest on tegelikult õpetajate palga tõusu kohale toonud? Aitäh, hea küsija. Ma arvan, et õpetajate palga teemat ei saa me enne päevakorrast maha, kui õpetajate palk ei ole mitte ainult selles mahus välja makstud, nagu riik on seda raha koolipidajatele eraldanud, vaid õpetajate palk on tõusnud sellisele tasemele, nagu me seda ühiselt näha tahame. Ja selleks, et selle eesmärgini jõuda, on igati mõistlik, isegi möödapääsmatu jälgida, kas see raha, mis juba on riigieelarves eraldatud, jõuab õpetajateni või ei jõua. Me teame, et see raha ei jõudnud õpetajateni kogu mahus 2012. aastal, 2011. aastal, 2010. aastal ja kaugeltki ei ole mina süüdistanud kohalikke omavalitsusi selles, et nad toona kehtivate reeglite alusel võisid seda raha muuks otstarbeks kasutada. See oli nende poliitiline valik, kui õpetajad said otsustajate arvates piisavalt palka ja riigi poolt õpetajatele eraldatud raha võis kasutada ka muudel eesmärkidel, siis selline poliitiline otsus on igati lugupeetav, ehk ei lange kokku haridusministeeriumi ja valitsuse prioriteetidega. Mis puudutab selle aasta tegevust, siis oleme sihikindlalt iga kuu kohaliku omavalitsuse poolt esitatud andmed kokku korjanud, arvestanud nende põhjal välja õpetajate palga ja selle avalikustanud. Eestis on 1/3 omavalitsusi, kes lisaks riigi poolt eraldatud rahale on igati toime tulnud selle raha väljamaksmisega ja lähtudes oma poliitilistest prioriteetidest ka omalt poolt lisanud. Kahjuks ei ole seda teinud 2/3 omavalitsusi ja eelkõige Tallinna linn, kelle poolt välja makstud summa ületab 60% välja makstamata summadest. Palun, kolleeg Mailis Reps, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud minister, et kindlasti on need väited ju väga toredad kuulda nendele, kes ei ole haridusega kursis, aga loodan, et te tänaseks juba natuke ikkagi olete. Et te teate väga hästi, et tegemist oli tugiteenustega, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja kokkulepetega, mis oli sõlmitud Vabariigi Valitsuse ja omavalitsuste esindajate vahel. Nii et tegemist mingisuguse õpetajate palga väärkohtlemisega ei olnud kohe kuidagi. Nüüd, mis puudutab neid kokkuleppeid kohalike omavalitsuste vahel, siis te kindlasti olete ka kursis, et Haridustöötajate Liidu ja kohalike omavalitsuste üksikute valdade ja linnade tasemel sõlmiti volikogudes õpetajate palga kokkulepped, mis olid kõrgemad kui riiklikud alammäärad oluliselt peale 1. jaanuarit, väga paljudes omavalitsuses alles aprillis, nii et sellest tulenevalt ka need väljamaksmised on alles tagantjärele. Aga minu küsimus oleks lõpetuseks, et kas te näete tõesti, et sellise hämamisega õpetajate palk tõuseb? Hea küsija, tegemist ei ole hämamisega, tegemist on õpetajate palgaküsimuse muutmisega läbipaistvaks. Faktide avaldamine õpetajate palkade kohta ei ole kindlasti hämamine, vaid läbipaistvuse kasvatamine. Nii et niisugused süüdistused minu arvates on kohatud. Mis puudutab õpetajate palgatemaatikat, siis Haridus-Teadusministeerium kavatseb jätkuvalt avalikustada, mil määral on riigis õpetaja palkadeks eraldatud raha õpetajateni jõudnud. Ja mul on hea meel, et ka õpetajate ametiliidud, nii õpetajate liit kui ka haridustöötajate liit, on selles küsimuses Haridus-Teadusministeeriumiga ühel meelel. Loodan väga, et ka teised haridusega seotud inimesed nii Riigikogus kui ka mujal
pööravad piisavat tähelepanu sellele protsessile, sest ma arvan, kõigile meil on selge, senikaua kuni juba eraldatud raha ei jõua sinna, kuhu ta on ette nähtud, on väga raske veenda ülejäänud inimesi täiendavat raha eraldama, kui selle jõudmine õpetajateni ei ole garanteeritud. Seega on kõik need jõupingutused, eelkõige õpetajate, koolide ja hariduskogukonna huvides. Ja ma loodan väga, et Riigikogu ja sealhulgas ka kultuurikomisjon ja kõik tema liikmed õpetajate palgaküsimusele pööravad samasugust tähelepanu, nagu seda teeb Haridus- ja Teadusministeerium. Palun, kolleeg Mailis Reps, teine täpsustav küsimus. Lisaks palgale on õpetajatele äärmiselt oluline ka nende olukord. Riigi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolset väga kõrget tähelepanu me märkasime siis, kui te esitasite oma põhikooli gümnaasiumiseaduse muudatused, kus te õpetajate olukorda oluliselt halvendate. Teie ettepanekul peaks õpetajate töökoormus tõusma 35 tunnile nädalas, õpetajatel kaovad ära lisatasud, õpetajatel kaob ära ka kindlus, et nende töökoormust atestatsiooniastetes määratakse. Inimene, kes tuleb täna kooli ja inimene, kes on olnud sealt 30 aastat ja teinud ära vahepeal metoodiku taseme, sellist tunnustatuse enam tulevikus ei näe. Ja lisaks sellele olete te teinud ettepaneku põhikooli gümnaasiumiseadusesse sisse tuua võimalus, et koolis ja lasteaias töötavad ilma kvalifikatsioonita inimesed. Kas kogu selle kompoti tulemusena te ei karda, et meie täna väga lugupeetud inimesed, kes on meie haridussüsteemi hoidnud väga heal tasemel, lihtsalt koolist väsivad ja lahkuvad? Hea küsija, et niisugust demagoogilist tiraadi ma tegelikult ei lootnud kuulda. Haridus- ja Teadusministeerium ei ole ka kavandanud ühtegi teie poolt loetletud sammudest. See on lihtsalt üks pahatahtlik tõlgendus. Me oleme seadnud eesmärgiks õpetaja palkade tõstmise 20% kõrgemaks riigi keskmisest. Need sammud, mis ette on pandud, vähendavad õpetajate koormust nii läbi bürokraatia vähendamise, õppekava mahtude vähendamise. 35-tunnine töönädal kehtib Eesti õpetajatele juba ammustest aegadest. Nii et need etteheited niisuguses kontekstis, nagu te neid esitasite, nende kommenteerimine kahjuks ei tee asja paremaks. Rõhutan lihtsalt veel kord. Lugege neid ettepanekuid heatahtlikult ja mõeldes õpetajatele ja sellele, kuidas me ühiselt saaksime neid eesmärke ellu viia, mida ma loodan te jagate. Õpetajate palgatõus, töökoormuse vähendamine, bürokraatia vähendamine ja teised ettepanekud, mis Riigikogule esitatud põhikooli ja gümnaasiumi seaduse eelnõus on kajastatud. Tänan. Ja alustame nüüd kohapeal registreeritud küsimusega. Palun, kolleeg Valeri Korb. Aitäh. Lugupeetud härra minister, kuidagi ei usu, et 2/3 kohaliku omavalitsusse ei ole õpetajate palga nende kätte antud ja ma mõtlen, et selle eest peavad vastutama kõik ja sealhulgas teie ministeerium. Aga ma loen sellest, et punase joonega kohalikud omavalitsused, kes tänasel päeval kõvasti on jänni jäänud selle palga õpetajatele andmine, on Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Rakvere, Viimsi vald, Jõhvi ja Võru. Aga ma tahaksin sellega, helistasin täna hommikul Kohtla-Järvesse ja küsisin, et kuidas siis teil lugu on. Teevad kõik laiali käed, ei tea sellest probleemist mitte midagi, sellepärast kõik on tehtud, nagu seadus nõuab. Ja minulgi ongi teile küsimus tänase päevaga, kuidas nendes, millest ma ütlesin, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Rakvere, Viimsi, Jõhvi vald, Võru vald, olukord tänase päeval on 7. mail 2013. Aitäh! Aitäh! Ma ju ei tea, kellele te helistasite ja mis põhjustas selle vastuse, et nad mitte midagi ei tea õpetaja palkadest. Et ma olen siiski seda meelt ja ka isiklikult kogenud, et enamus kohalikke omavalitsusi on väga hästi kursis koolide olukorraga ja eraldatud rahade selle kasutamisega. Me oleme pidevalt kohalike omavalitsustega kontaktis olnud ka selles küsimuses. See, miks ei ole välja makstud 100% rahast, sellele on antud kohati ka üsna mõistlikke ja arusaadavaid põhjendusi, on erinevad
raha maksmise skeemid ja see, et kõik raha ei ole täiel määral esimese või ütleme 3 kuu raha ei ole täiel määral 3 kuuga välja makstud, iseenesest ei ole suur probleem, kui vastastikune usaldus ministeeriumi, kohaliku omavalitsuse, koolide ja õpetajate vahel on olemas. Kui vastavad premeerimissüsteemid viivad selle raha õpetajateni hiljem, selles ei ole midagi halba. Kui osa sellest rahast jäetakse reservi, arvestades kasvavat koolide mahtu 1. septembrist ka ei ole selles midagi halba. Paraku aga on üsna süstemaatiline, et mõningad kohalikud omavalitsused aastaid ei ole seda raha kasutanud õpetajapalkadeks ja sellisel juhul, ma usun, niisugune sihikindel tegevus on põhjendatud. Sealhulgas ka teie poolt osundatud linnades, Tallinnas, Kohtla-Järvel, aga ka Tartus ja teistes kohtades. Ja veel kord, seda ei tasu käsitleda vastandumise või süüdistamisena. Eesmärk on suhteliselt lihtne. Me peaksime saavutama ühiselt selle, et kõik see raha, mis õpetajapalkadeks on ette nähtud, jõuaks õpetajateni. Veel kord, see on ühine eesmärk ja süüdlaste otsimine ja probleemi pildumine üle aia meid ei aita kuidagi sellele eesmärgile lähemale jõuda. Ja palun nüüd kolleeg Inara Luigas. Aitäh, austatud istungi juhataja, lugupeetud minister. Ma väga loodan ka, et õpetajatele suunatud raha siiski leiab õpetajad ülesse, aga mina küsin erivajadustega laste olukorra kohta tavakoolides. Kohtudes Võrumaa erivajadustega laste vanematega, nad ütlesid, et paljud vanemad on saatnud oma lapsed tavakoolidesse. Seadused on justkui kindlustamas neid lapsi tugiteenustega, logopeedide, psühholoogide, sotsiaaltöötajate teenustega, kuid samas põrkuvad lapsevanemad sellise probleemiga kokku, et kohalikud omavalitsused väidavad, et pole raha, et neid tugiteenuseid osutada, et neid õpetajaid tasustada. Palun selgitage, millised on lastevanemate õigused nõuda kohalikelt omavalitsustelt nende teenuste olemasolu või kuhu need rahad on siis kadunud? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tõsi, üha kasvav arv vanemaid kasutab seaduslikku võimalust suudata oma haridusliku erivajadustega lapsed tavakooli ja rahvusvaheline praktika näitab, et niisugune kaasav haridusmudel on kasuks nende laste arengule ja seetõttu on Haridus-Teadusministeerium seda suunda aga toetanud kaugeltki mitte ainult viimastel aastatel, vaid läbi viimase aasta 10. Nüüd, nende tugiteenuste pakkumise kohustus on vastavalt Riigikogu tahtele sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja need tugiteenused peab tagama koolipidaja ehk siis valdavalt kohalik omavalitsus. Kohalikku omavalitsust toetatakse riigieelarvest vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele. Ülejäänud kohustused, ühesõnaga need kohustused, mis avalike teenuste osutamiseks on vajalikud, peavad kohalikud omavalitsused katma oma eelarvest, sealhulgas ka tugispetsialistide töötasu ja palju muud, mis koolide pidamisega kaasas käib. Nüüd, kui avaliku teenuse pakkuja ei suuda oma kohustusi täita, siis loomulikult on riigil õigus läbi järelevalve sellele tähelepanu pöörata, mida teeb siis riikliku järelevalve raamides, kas siis Haridus-Teadusministeeriumi poolt või läbi maavalitsuste, aga kindlasti on ka kõikidel kodanikel õigus oma õiguste kaitseks pöörduda siis kohaliku omavalitsuse poole ja kui see ei aita, siis ka õiguskaitseorganite poole ja kindlasti, kui on konkreetsel inimesel konkreetsed probleemid ka Haridus-Teadusministeeriumisse, et me saaksime selle probleemiga tegeleda siis juba ministeeriumi poolt. Lisaksin ma siiski veel seda, et me oleme hariduslike erivajadustega laste tarbeks igal aastal eelistempos rahastamist suurendanud. Suur tänu, härra minister. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus palun kolleeg Tiit Tammsaarelt keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele. Palun. Tänan, proua juhataja. Proua minister, et jätkaks sealt, kus esmaspäeval pooleli jäi. Ja kõigepealt siis jahinduse rahadest. Ja rõhutan, vaid jahimeestelt Rahandusministeeriumi laekuvatest vahenditest rahastatakse jahindusprojekte KIK-i kaudu.
Ja te palun ärge eksitage üldsust ja öelge, et see on kõigi maksumaksjate rahad. Ainult jahimeeste vahenditest laekuvad rahad lähevad jahindusse osaliselt tagasi. Siin on analoogia liikluskindlustusfondiga. Ainult need, kes ostavad liikluskindlustuspoliisi, panustavad liikluskindlustusfondi, kes meid kõiki kaitseb. Ja siit küsimus, aga miks ikkagi siis riik loobus siis osalemisest selles fondis, arvestades sellega, et uus eelarveperiood on Euroopa Liidus tulemas, MAK-is meetmeid on olemas ja ka Seeder oli nõus põllumajandusminister osa rahadest loovutama. Kas te omavahel valitsuses üldse ei räägi või milles küsimus on? Aitäh, hea küsija. Natuke nagu pudrukapsad oli see teie küsimus, et millele te täpselt viitasite, kui rääkisite järgmisest 7-aastasest Euroopa Liidu eelarveperioodist, see jäi mulle suhteliselt segaseks, sest et kui me räägime keskkonnavaldkonna rahadest, siis need on ikkagi suunatud keskkonnahoidu, looduskaitsesse, investeeringuprojektidesse, 100 miljonit eurot, pisut vähem suunatakse otseselt looduskaitselistesse tegevustesse ja see on kindlasti väga vajalik. Euroopa Liidu investeeringuteks mõeldud rahadest ei ole võimalik kuidagi kompenseerida eksklusiivselt jahimeestele antud jahiõiguse sellise mitte kõige efektiivsema realiseerimise tulemusel tekkivate kahjude kompenseerimist. Meie esmaspäeva õhtune arutelu siin saalis sel teemal puudutas eelkõige vaidlust või arutelu selle üle, et kas jahimehed siis ei ole teie arvates riigi osa või millele te viitate, et riik ei osale? Kes need jahimehed siis on? Maksavad eelarvesse tasu ja sealt kaudu, keskkonnatasude kaudu suunatakse see hilisemalt siis juhul, kui kahjud tekivad, osaliseks kahjude kompenseerimiseks. Jahimehed on täpselt samasugune riigi osa ja täpselt samasugused maksumaksjad. Mulle on filosoofiliselt täiesti arusaamatu see käsitlus, et ülejäänud maksumaksjad, kellel ei ole mitte mingit võimalust kuidagi kaasa rääkida selles, kas ja kuidas jahti peetakse, et nemad peaksid võtma enda kanda täiendava koormise. Ma ei ole sellega nõus ja ei olnud ka eelnõu menetlemise ajal nõus, et tuleks peale panda täiendav maks ülejäänud maksumaksjatele, mille sisuks oleks jahimeestele antud õiguse keskpärase realiseerimise tulemusel tekkivate kahjude kinnimaksmine. See oleks ebaõiglane. Aitäh. Palun, kolleeg Tiit Tammsaar, esimene täpsustav küsimus. Jah, et paistab, et ka teil on ikkagi segamini kõik asjad nagu pudru ja kapsad või natuke hullemini. Teadaolevalt praegu MAK-ist makstakse näiteks natuuraalade toetust. Ma räägin toetust. Ja küsimus ei ole jahimeeste eksklusiivse jahiõiguse kompenseerimises, vaid tekkinud kahjude osalises kompenseerimises just maaomanikele ja metsaomanikele, mis on praeguses MAK-is. Ja põllumajandusminister oli nõus laiendama neid meetmeid, vähemalt nii ta ütles majanduskomisjonis, kus ma ise viibisin, kui riigiabi reeglite muutmise ettepaneku tegi. Ja ka majanduskomisjon selle siis üheselt positiivselt läbi hääletas. Vot nii on tegelikult lugu. Kas selles valguses on teil ühesõnaga teie arvates midagi tegemata jäänud või ei ole? Kas on võimalik, kas oleks võimalik olnud MAK-i meetmetesse ka kulude hüvitamise kahjud laiemalt sisse kirjutada või ei, teie arvates? Aitäh. MAK-i ehk siis maaelu arengukava vahendite jaotuse esitas või ettepaneku selles osas esitas põllumajandusminister suhteliselt hiljuti valitsuskabinetile. Seal ei sisaldunud ettepanekut selles osas, et täiendavalt tuleks Euroopa Liidu raha suunata jahikahjude kinnimaksmisele ja mul sellekohane informatsioon, nagu te siin seda praegu serveerite, küll puudub. Aga ikkagi, et millest me siis räägime või mis see on, mille eest te võitlete, et ma ka esmaspäeval õhtul seda debatti siin lõpetades jäin selle üle ikkagi veel kord mõttesse ja tegelikult te võitlete endiselt selle eest, et süsteem, kus nõukogude ajast saadik on antud teatud seltskonnale eksklusiivne õigus ka eraomanike maal jahti pidada ja ainukene võimalus ka sealsamas metsloomade arvukust reguleerida, metsloomi söötmiskohtade rajamisega suunata põldudelt või metsanoorendikelt eemale.
ja et see süsteem, mis tänasel juhul seaduse mõttes ei jäta eraomanikule mitte mingisugust võimalust ega õigust kaasa rääkida selles, kes, kuidas tema eraomandi peal toimetab, ja võitlete selle eest, et see süsteem jätkuks veel ka pärast seda, kui me oleme väga pikka aega juba oma hoopis teistel põhimõtetel seisneva riigikorra taastanud. Ma ei ole sellega nõus, et eraomand on meie põhiseaduse järgi püha ja puutumatu, eraomanikul peab olema õigus ja võimalus kaasa rääkida, kes tema maal toimetab. See on selle uue vastu võetud jahiseaduse põhimõte ja ma arvan, et ta on väga hästi tasakaalus ka jahimeeste huvidega jätkuvalt oma hobiga tegutseda, aga teha seda nii, et nad lepivad kokku maaomanikega, kelle maa peal see toimub. Aitäh! Palun kolleeg Tiit Tammsaar, teine täpsustav küsimus. Tänan, proua juhataja, et kui taluvustasudest rääkida näiteks elektriliinide puhul, siis seal on mitte ei ole nõukogude aeg, vaid kommunism praegu kehtib, te teate seda väga hästi. Aga sellest, see on omate teema. Aga nüüd läheks järgmise küsimuse juurde. Ma küsisin teie käest, et mida siis suurim maaomanik RMK hakkab tegema siis suhetes jahimeestega. Ja te väitsite, et tema jahindusega tegelema RMK ei hakka, aga kõik jahimaad valdavalt siis enampakkumise teel jagab välja. Kas see tähendab seda, et üle 300 jahipiirkonnas hakatakse siis vähem pakkumisi tegema? Ainult niimoodi said kõik jahimehed teie vastusest minule aru. Või on midagi valesti aru saadud? Aitäh! Aitäh, ma olen küll valesti aru saadud, et te tõepoolest ka oma esmaspäevases küsimuses ei täpsustanud, kas te peate silmas seda RMK maad, kus RMK on ise siis korraldaja rollis, mis on riigi jahipiirkonnad ja mis on täna jagatud jahialadeks, kus korraldatakse tõepoolest enampakkumisi, või pidasite te silmas seda maad, kus kasutusõigus on antud mõnele konkreetsele jahiseltsile või sektsioonile või klubile ja kus RMK on maaomanikuna käituv, et need on kaks erinevat asja ja see täpsustus jäi teil paraku tegemata. Enampakkumistest me räägime ikkagi nendes piirkondades, kus tegu on riigi jahimaadega, kus on jagatud jahialadeks ja kus RMK ka praegusel ajal on enampakkumisi korraldanud ja kus küll on mulle arusaamatutel eesmärkidel sageli sellist ma ei ütleks päriselt vaenu külvatud, aga on üritatud jätta muljet, nagu RMK oleks see, kes hirmsasti tahaks neid jahimaasid siis välismaalt pärit jahimeestele kuidagi pakkuda. Et tõsi on näiteid, kus välisriigi kodanikud on need oksjonid võitnud, aga huvi pärast võrdlesin ka andmeid selle kohta, kui palju Eesti Jahimeeste Selts ise on näiteks 2012. aastal välisriigi kodanikele jahitunnistusi väljastanud ja see number on üle 3500. RMK poolelt isegi 1% moodusta RMK osakaal sellest. Nii et, või RMK poolt siis välisriigi kodanikele antud õigust. Nii et oksjonitest me räägime ikkagi riigi jahipiirkondades, jahialadel, kus see toimub ka täna. Ülejäänud piirkondades, nagu te hästi teate, seadus näeb ette, et kõik praegused jahipiirkondade kasutajad, nende jaoks pärast seaduse jõustumist see õigus pikeneb veel 10 aastaks. Aitäh. Ja palun nüüd 2 koha pealt registreeritud küsimus. Alustame kolleeg Priit Toobalist. Aitäh, lugupeetud esimees. Hea minister, teatavasti on pärast selle seaduse vastuvõtmist siin Riigikogu jahimeeste toetusrühm pöördunud Vabariigi Presidendi poole, kus toetusrühm ütleb, et see eelnõu on vastuolus põhiseadusega. Sama meelt on ka Maarahva Kongressi esimees selles küsimuses, et kas teie ministeerium on lasknud hinnata või on tal olemas hinnang selle kohta, kas nimetatud seadus, mis siin parras vastu on võetud, on vastuolus põhiseadusega või ei ole? Aitäh. Aitäh, mul kahjuks ei ole võimalik täpsustavat küsimust teile esitada, et kes see viidatud Maarahva Kongressi esimees on, kellest te räägite. Aga see selleks, et mis huvid ja mis põhjusel ta sellisel seisukohal on, nagu ta on. Aga nüüd rääkides sellest 6 Riigikogu liikme pöördumisest, siis see sisaldab erakordselt palju eksitavat informatsiooni.
eksitavat informatsiooni selles osas, nagu oleks näiteks võimalike jahikahjude hüvitamine jäetud ainult jahimeeste õlule. See ei vasta absoluutselt tõele. Tegelikkus on selline, et ka seadus otsesõnu sätestab, et jahimeeste puhul me saame rääkida ikkagi ainult osalisest kahjude hüvitamisest, aga eesmärk on ikkagi kahjusid ära hoida, mitte neid tekkinuid kahjusid hiljem kuidagi kompenseerima hakata. Samamoodi olete te eksitamas nii avalikkust või on need 6 Riigikogu liiget eksitamast nii avalikkust kui paraku ka Vabariigi Presidenti selles, et justkui oleks riik kuidagi distantseerunud. Ei ole distantseerunud, vastupidi. Uue seadusega sätestatakse jahindusnõukogude loomine, mis otseselt hakkab hõlmama ka riigi esindajat. Nii et neid eksitavaid ja tõele mittevastavaid väiteid on selles pöördumises kahjuks üksjagu. Seaduseelnõu, mis tänaseks on seaduseks saanud, on kindlasti põhiseadusega kooskõlas. Seda on ka siin samas parlamendis väga põhjalikult analüüsitud ja ma küll usaldan täielikult meie parlamendi liikmeid selles, et seaduseelnõu, millele heakskiit on antud, on täielikult kooskõlas ka meie kehtiva põhiseadusega. Ma arvan, et see on olnud üks väga vajalik muudatus ja pigem on tegu põhiseaduspärasemaks muutmisega meie jahikorralduses, mitte vastupidi. Aitäh. Ja palun nüüd viimane koha pealt registreeritud küsimus kolleeg Ester Tuiksa. Tänan väga, proua juhataja. Austatud minister, te olete selle jahiseaduse ettevalmistamise käigus väitnud, et olete teinud tõhusat koostööd mõlema poolega, nii jahimeeste ühendustega kui ka maaomanikega. Minu küsimus on teile, et mille poolest maaomanikud olid veenvamad, et te otsustasite nimetatud seaduse nende kasuks ja jahimeeste kahjuks koostada? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. See väide, mis teie poolt esitatud küsimuses kõlas, on selgelt kallutatud ja paraku tõele mitte vastav, et on tegu seaduseelnõuga või tänaseks juba seadusega, mida tõesti on ette valmistatud nii, et laua taga on olnud nii maaomanike esindajad kui jahimeeste esindajad. Tänane Erametsaliidu poolt tehtud avalikkusele suunatud pöördumine juhib muulgas tähelepanu sellele, et need kompromissid, mida mõlemad pooled selle seaduseelnõu tegemise käigus on pidanud tegema, ei ole kindlasti olnud lihtsalt tulema, aga tõepoolest mõlemad pooled läbirääkimiste käigus olid ausalt öeldes üsna konstruktiivselt meelestatud ja selgelt oli näha, et valitses üksmeel selles osas, et tõepoolest nõukogude ajast pärit ja üle võetud selline mentaliteet ja seadusandlik ruum võiks ikkagi 2013. aastal juba läbi saada küll. See, et hiljem uuesti, kui seadus juba parlamendis arutelu all oli, prooviti taas väga kirgi lõkkele lüüa ja mõlemad pooled loomulikult proovisid ka parlamendis ikkagi teha kõik selleks, et seaduseelnõu enda poolele ära kallutada. Peab ütlema, et parlament näitas väga head põhimõttekindlust ja võttis vastu eelnõu, mis ei ole kallutatud ei ühele ega teisele poolele, vaid on väga hästi tasakaalus. Aitäh. Head kolleegid, kuna meil on jäänud veel 3 küsimust põhilist, siis lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsimus palun kolleeg Tarmo Tammelt, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksole. Palun. Aitäh juhataja, lugupeetud haridus- ja teadusminister. Uus PGS-i muutmise seaduse eelnõus on sees selline punkt, mille alusel peaks igasse maakonda loodama riigigümnaasium. Hiljutisel raha jagamisel aga Põlvamaa ja Valgamaa jäid raha jagamist välja. Küll said raha aga 2 Ida-Virumaa kooli, mis asuvad teineteisest 20 kilomeetri kaugusel. Ma küsin härra minister, kuidas te seda eesmärki püüate siis saavutada, et igasse maakonda luua riigigümnaasium? Aitäh. Olen korduvalt öelnud, et see meetmevoor, millega 5 riigigümnaasiumi sai investeeringutoetuse, on esimene etapp riigigümnaasiumide loomise teel.
ja seepärast ei saa seda käsitleda mingi lõpliku otsusena riigigümnaasiumide vajalikkusest mingis regioonis, vaid pigem esimese sammuna. Seekordsele konkursile esitati 9 taotlust, 6 tükki sai positiivse hinnangu, 3 tükki langes konkursis tingimuste mittetäitmise tõttu välja ja kahjuks tõepoolest Põlva jäi joone alla, kuna raha sai enne otsa. Nüüd Põlva tuleviku osas olen ma selles mõttes optimistlik, et plaanid on minu arvates üsna mõistlikud. Selle riigigümnaasiumi loomise vajadus Põlvasse on arusaadav kõikidele osapooltele ja olen üsna veendunud, et eelseisval finantsperioodil on Põlvasse rajatav riigigümnaasium või Põlva gümnaasium siis esimeste investeerimisobjektide hulgas. Teatavasti on valitsuses kokku lepitud ettepanek struktuurfondide kasutamiseks eelseisval finantsperioodil ja selle kohaselt on siis koolivõrgu parandamise meetmes 240 miljonit eurot, nii et selles suurusjärgus saab eelseisval perioodil neid vahendeid olema. Ma tean, et Põlvas endas on ka käinud sisemised debatid selle üle, kus kohal oleks kõige mõistlikum koht. Vahepeal otsustati ümber. Ma väga loodan, et see väike aja mahavõtmine on kasuks ka lõpptulemuse kvaliteedile, ehk et siis konsensus Põlva riigigümnaasiumi asukoha suhtes on suuremal või laiemal konsensusel põhinev ja seetõttu ka selle otsuse kvaliteet parem. Tänan. Palun, kolleeg Tarmo Tamm, esimene täpsustav küsimus. Aitäh. Härra minister, ma küsin, et kuidas oleks võimalik maakonna hariduselu nii korraldada, et maavanemad ei sekkuks kohaliku omavalitsuse haridustemaatikasse. Kui eelmine maavanem tõstis Mammaste kooli maakonna pingereas 7. kohalt 2. kohale, olenemata, et seal ei olnud ühtegi arengukava või polnud analüüsi, siis antud momendi ja tänasel päeva maavanem sekkus otsustusprotsessi siis, kui hakati otsustama kooli rahastamist ja alustas järelevalvemenetluse. Ma küsin, et kas maavanemate roll ongi poliitiliselt sekkuda siis kohaliku omavalitsuse otsustusprotsessi? Aitäh. Aitäh. Maavanemate roll kindlasti ei ole sekkuda kohaliku omavalitsuse poliitilisse otsustusprotsessi, küll aga on maavalitsustel seadusest tulenev õigus ja kohustus viia järelevalvet läbi nendes küsimustes, mis on seadusega neile delegeeritud. Nüüd etteheiteid ühe või teise maavalitsuse otsuse poliitilise kallutatuse suhtes on alati konkreetsed ja ma ei tahaks kuidagi kommenteerida konkreetseid otsuseid Põlvamaal ei ühes ega teises suunas. Ma tahaksin rõhutada veel kord. Kõik need inimesed, kes on panustanud Põlva riigigümnaasiumi ja laiemalt Põlvamaale tuleva riigigümnaasiumi ettevalmistustöödesse, need kindlasti ei tohiks olla pettunud või tunda kuidagi ennast poliitiliselt ahistatutena. Veel kord, seekordses voorus jäi Põlva taotlus objektiivsete kriteeriumide põhjal, mida langetas EAS joone alla. Mul on kahju, et seda raha ei jätkunud Põlvale. Põlva vajab seda gümnaasiumit ja nagu ma juba kordasin, see on üsna tõenäoline, et Põlva taotlus leiab mitte ainult positiivse toetuse, vaid ka rahalise eralduse niipea, kui see võimalikuks osutub. Aitäh. Palun, kolleeg Tarmo Tamm, teine täpsustav küsimus. Aitäh. Härra minister, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler on öelnud, et Põlva saab rahastusel aastal 2018. Ma küsin, kas selle rahastust enam siis vaja on, et kas neid lapsi selleks aastal on olemas? Aitäh. No ma ei oska öelda, kust selline aasta 2018, jäägu see ütleja või siis sõnumitooja südametunnistusele. Ma rõhutan omalt poolt veel kord. Põlvamaale on riigigümnaasiumit vaja. See arusaamine on jagatud arusaamine nii Põlvamaal, Põlva linnas kui ka haridusministeeriumis. Ja see, et seekordses voorus neid rahasid ei jätkunud Põlva jaoks, ei tähenda seda, et need otsused ei peaks langetatama siis, kui tekivad uued võimalused. Ja teie pessimismi Põlvamaa tuleviku ja laste osas ma ei saa kuidagi jagada. Ma arvan, et meil tuleks ühiselt pingutada selle nimel, et see õpilaste ja ka inimeste väljavool Põlvamaalt peatuks ja riigigümnaasium on kindlasti üks samm sellel teel, et tõsta Põlvamaa enda hariduse kvaliteedi taset, kontsentreerides kogu või vähemasti suurema osa
gümnaasiumiharidusest Põlva linna ja tehes seda koostöös ka teiste kesktaseme õppeharidusasutustega, eelkõige siis Räpinas asuva aianduskooliga. Nii et ma olen kindlalt optimistlik Põlvamaa hariduse ja Põlvamaa tuleviku osas, oluliselt optimistlikum kui teie. Tänan. Ja alustame nüüd kohapealt registreeritud küsimustega. Palun, kolleeg Mailis Reps. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esinaine, lugupeetud minister, et mul oleks järgmise suure üldhariduse rahastamise kohta küsimus, et te olete siit saalist ja mitmes intervjuus ennegi väga selgelt välja öelnud, et järgmistes finantsperioodist saavad riigigümnaasiumid eelisarenduse, nad saavad väga suured investeeringud ja enamus omavalitsusi ka on ühe või teisel kujul sellega arvestanud. Kas te olete saanud Brüsselist ka kinnituse, et üldharidusse sellise mahu investeeringut suunamine on lubatud ja ta on tööturumeetmetega kooskõlas? Aitäh. Koolivõrgu arendamisele suunatud meetmed, see on suunatud hariduse kvaliteedi kasvatamiseks ja haridusvaldkonnas tehtavate avalike kulutuste optimeerimiseks on kindlasti kooskõlas Brüsseli prioriteetidega. Nüüd ma ei tahaks jätta võimalust tõlgendada minu praegust sõnavõttu selliselt, et 240 miljonit eurot koos kaasfinantseerimisega on siis need vahendid, mis läheksid riigigümnaasiumide võrgu väljaarendamiseks. Juttu on siiski üldhariduskoolivõrgu meetmest, siia hulka kuuluvad ka kohalike omavalitsuste põhikoolid, et tagada seal, kus see on vajalik, kohalike kodulähedaste põhikoolide võrk. Kindlasti on vaja jätkata hariduslike erivajadustega laste koolidesse investeeringuid, aga ma praeguse parima teadmise juures ei näe siin probleeme Euroopa prioriteetidega. Loomulikult lõplikuks saavad need otsused siis, kui nad on detailides läbi arutatud ja fikseeritud nii komisjoni poolt kui ka Vabariigi Valitsuse poolt, aga selleks on meil ka aega. Ma tänase arusaamise informatsiooni põhjal võin siiski väita, et 240 miljoniline suurusjärk üldhariduskoolivõrgu investeeringuteks on realistlik, otstarbekas ja põhjendatud ja ma loodan, et me oskame neid vahendeid ka tulemusrikkalt kasutada. Tänan. Ja palun nüüd kolleeg Rein Randver. Aitäh, lugupeetud juhataja, austatud minister, et teil on suhteliselt hea aeg trehvanud praegu. Paljud omavalitsused on aru saanud, et koolivõrgu ümberkorraldamise kavaga tuleb tegelda ja nad on ka neid otsuseid teinud täna. Ja üks osa nendest on ka riigigümnaasiumide moodustamine. Ja haridusministeeriumil on väga palju positiivset olnud, et on alustatud läbirääkimisi, toetate neid igatpidi, räägite ka kaasfinantseerimistest, aga kui vaadata tegusid, siis sellest meetmest, mis oli gümnaasiumivõrgu korrastamise meede, jäi ka Valgamaa ehk Valga linn jäi sellest summast välja. Spekulatsioone on mitmeid, miks ta välja jäi, aga millise sõnumi annate valgalastele, et kuidas teie seisukoht on jätkuvalt selle riigigümnaasiumi moodustamise suhtes ja milline oleks see ajaline kava? Sellepärast, et kui me räägime Euroopa Liidu struktuurivahenditest, siis see tõesti võib olla aasta 2018 alles. Aitäh! Kõigepealt struktuurivahendite ajalisest perspektiivist. Kogu meetme lõpptähtaeg jääb ilmselt aasta 2020 taha. Küll aga on Haridus- ja Teadusministeerium ja ka Rahandusministeeriumi olulisel toel, sealhulgas ka läbi riigieelarvelise ettevalmistuse rahastamise, püüdnud teha kõik selleks, et me saaksime struktuurfondide vahendeid asuda kasutama juba 2014. aastal, rääkimata 2015. Nüüd need maakonnad, kes on riigigümnaasiumide ettevalmistamisel jõudnud kõige kaugemale, juba räägitud Põlvamaa, aga ka Valgamaa ja Järvamaa, on kindlasti need maakonnad, kus riigigümnaasiumi loomine tuleb kõne alla esmajärjekorras ja ikkagi mitte 2018. aasta perspektiivis, vaid oluliselt kiiremini. Nii et Valga, Põlva, Türi ja Tallinn, mis seekord jäid rahastamata, kõik, ja ma rõhutan kõik, pidades silmas ka Tallinnat, kus minu arvates riigigümnaasiumi loomine on vajalik, põhjendatud ja otstarbekas ja ma loodan, et kõik need, kes seekordsest voorust välja jäid, on sisuliselt
palju paremini ettevalmistatud olema järgmises voorus nii-öelda saajate esireas, nii et ka Valgamaa osas kindlasti ei ole olemas negatiivseid hoiakuid, rääkimata sellest, et me kahtleme üleüldse riigigümnaasiumi otstarbekuses. Jah, Valgamaale vajame riigigümnaasiumit, jah, Põlvamaale vajame riigigümnaasiumit, jah, Järvamaale vajame riigigümnaasiumit ja me oleme valmis tõsiselt arutama riigigümnaasiumide loomist ka Tallinna linnas. Suur tänu, härra minister, lõpetan selle küsimuse käsitlemise, aga mul on kahju, et meie infotunni aeg on lõppenud. Suur tänu, head riigikogulased, küsimuse esitamise eest, suur tänu valitsuse liikme küsimuste vastamise eest. Infotund on lõppenud.